Nii, tere ja tere tulemast kõigile uutele terminikomisjonide liikmetele, kes sel aastal terminitööga alustavad ja tere kõigile vanadele olijatele ka. Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudist. Mõned on kindlasti minuga juba kohtunud. Mina tegelen EKIs terminitööga, terminitöö juhendite ja põhimõtete väljatöötamisega, terminitööks vajalike tööriistade ja süsteemide arendamisega ja igasuguste teadus- ja arendusprojektidega, mis on siis seotud terminitööga. Ja tänane koolitus on terminitöö ja teooria põhimõtete koolitus, mis tähendab, et me teeme siis natuke pikema sissevaate oskuskeelde ja terminitöösse. Vaatame, millele terminitööd tehes tähelepanu võiks pöörata, kuidas saada hakkama meie sõnastiku ja terminibaasisüsteemis EKILEX, kus te kõik töötama hakkate, ja milline näeb välja keeleportaal Sõnaveeb. Et Sõnaveebi kasutavad siis kõik need, kes termineid vajavad ja otsivad. Ja oleme planeerinud koolituseks 1,5 tundi. Tänane koolitus on selline rohkem loengu vormis, aga juba homme ootab teid siis töötuba ka, et seal saate kõike juba ise proovida ja seal on ka rohkem aega küsimusteks. Aga selle loengu lõpus loodame ka siiski küsimusteks aega leida. Ja minuga on siin ka meie terminikonkursside korraldaja Kairi, et kas sa ütleksid enda kohta ka paar sõna? Ja, tere! Kellega infopäeval või siis mujal varem ei ole kohtunud, siis mina olen tõesti Kairi, see, kes on teile kõigile kirju ja teateid saatnud. Ja mina teen siis teiega läbi homse töötoa, sellise praktilise EKILEX-is kirjete koostamise koolituse ja EKIs üldiselt tegelen, nagu Marika ütles, terminikonkursside koordineerimisega ja veel seotud tegevusena siis kõrgkooliõpikute väljaandmise toetamise konkursiga. Aga täna olen peamiselt kuulaja rollis, nii et annan nüüd sõnajärje Marile tagasi. Ja tore, et liigume siis edasi. Kõigepealt tööriistast. Et maailmas on terminitöö tegemiseks loodud erinevaid tehnilisi võimalusi. Eestis on Eesti Keele Instituut arendanud terminitöö jaoks oma isikliku tööriista ja see on EKILEX ja see on siis tööriist sõnaraamatute ja terminibaaside koostamiseks. See on avalikult tasuta kõigile kättesaadav ja igaüks võib sinna oma valdkonna terminibaasi koostada. EKILEX-i me avasime terminitööks 6 aastat tagasi ja selle funktsionaalsust me arendame kogu aeg edasi. Nüüd enne EKILEX-i koostasid terminikomisjonid baase Termekis. Nüüdseks on kõik baasid sealt EKILEX-i imporditud ja meie eesmärk ongi koondada kõik eesti keelt sisaldavad terminibaasid EKILEX-i. Ja oleme jõudnud nii kaugele, et praegu enamus baase koostataksegi otse EKILEX-is. Ja põhimõtteliselt me soovime näidata siis kogu keeleinfot eesti keele kohta ühes kohas. Lisaks oskuskeelele ka kõik võimalikku muud keeleinfot, nagu näiteks käänamine, pööramine, sõnade päritolu, teiste keelte vasted. Ja EKILEX-is loodud sõnakogud ja terminibaasid muutuvad siis kõigile keelekasutajatele nähtavaks keeleportaalis Sõnaveeb. See on EKILEX-i nii-öelda välisliides. Ja EKILEX on maailmas üsna unikaalne, kuna seal on koos nii üldkeel kui oskuskeel. Üldkeele poolt esindab Sõnaveebis praegu EKI ühendsõnastik. Seda koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad ja sel aastal ilmub samasse portaali ka uus õigekeelsussõnaraamat. Oskuskeelt esindab EKI terminibaas Ester. Seda koostavad EKI terminoloogid ja lisaks on siis valdkonna ekspertide koostatud terminibaasid, mida on juba üle 130. Ja esindatud on palju toredaid valdkondi, näiteks biokeemia, aiandus, tuumaenergia, rahvatants, valgustehnika. Ja loomulikult saab teha ühisotsingut kõikidest sõnakogudest korraga.
Siin on sõnaveebi oskussõnastike loetelu hirmus pisikeses kirjas ja see illustreerib siis seda, et neid on juba päris palju ja nende arv pidevalt kasvab. Ekileksis ehk koostamiskeskkonnas on sõnakogusid isegi rohkem, kokku 159, aga päris kõik baasid ei ole avalikud. Need on selle taotlusvooru uued valdkonnad Ekileksis ja näitan neid eeskätt sellepärast, et teaksite vajadusel naabervaldkonna inimesed üles otsida ja koostööd teha, kui teil on kattuvaid teemasid. Kui räägime terminibaasidest ja oskussõnastikest, siis räägime oskuskeelest. Ja peamine erinevus üld- ja oskuskeele vahel on väljenduse täpsuses. Et oskuskeel on oluliselt täpsem ja oskuskeelne sõna ehk termin on samuti täpsem. Näiteks meditsiinikeelne hematoloogiline uuring hemogramm 5-osalise leukogrammiga on üldkeeles lihtsalt üldverepilt ja üldkeelses ja oskuskeelses kasutuses võib olla ka tähenduse erinevusi. Kui üldkeeles on praam autotekiga reisilaev, mida kasutatakse liinireisideks, siis erialainimesed sellist kasutust ei poolda. Ja merenduskeeles oleks õige termin hoopis parvlaev, et seega praam on parvlaeva üldkeelne nimetus. Ja merenduskeeles on praam tegelikult pukseeritav, mõnikord ka iseliikuv, lai, lamedapõhjaline, madala süvisega laev ja sellega veetakse laste, et praamiga ei veeta reisijaid üldiselt. Ja oskuskeeles võib sõnakuju olla erinev üldkeele omast, näiteks õiguskeelne pärand on üldkeeles pärandus. Oskuskeel ongi erialasel suhtlemisel kasutatav keel. Sellel on iseloomulik seotus mingi eriala või valdkonnaga ja seda eristab teistest allkeeltest oma terminivara. Üldkeel on keele üldtarvitatav osa, mida harilikult vastandatakse oskuskeelele ja mida kasutavad kõik keelekõnelejad vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata. Üldkeele sõnade tähenduspiirid on hajused. Ja nüüd erinevalt üldkeele sõnadest terminite tähendused on täpselt piiritletud ja termin on sõna või sõnaühend, mis tähistab erialast mõistet. Ja nagu öeldud, üldkeeles on sõnadel tavaliselt laiemad tähendused ja rohkem sünonüüme kui oskuskeeles. Siit jõuame terminoloogia põhimõistete juurde. Nendeks on lisaks terminile ka mõiste ja definitsioon. Mõlemad on terminiga tihedalt seotud. Kõik algab objektist. Reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme, mida on vaja kuidagi väljendada. Ja siin on selleks objektiks siis puu. Nüüd mõiste on see, mis on inimese peas, ettekujutus sellest objektist ja selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Ja tähistamiseks kasutamegi sõnu ja erialakeeles nimetame neid sõnu terminiteks. Et termin on miski, mida saab välja öelda või kirja panna. Ja siin on terminiteks puu ja tree. Definitsioon on mõiste kirjeldamine sellisel moel, et seda mõistet oleks võimalik teistest mõistetest eristada. Et definitsioone võib samuti olla mitmeid erinevates allikates, erinevates keeltes, erinevalt sõnastatud. Näiteks puu kohta on siin kõva ja jäiga tüve ning hargnevate okstega pikaealine kõrge taim. Ja kuna termini väliskujust pole mõiste sisu alati aimatav, siis definitsioonidel on terminibaasides tähtis roll. Ja terminoloogias üldiselt kõik keerleb ümber mõiste. Termini sobivuse hindamisel alustatakse uurimistööd alati mõistest, et kõigepealt on oluline aru saada, millise objekti või nähtuse tähistamiseks üldse terminit vaja on. Võib öelda, et üldjuhul saab üldkeele sõnade kohta infot sõnaraamatutest ja oskuskeele ja terminite kohta terminibaasidest. Terminibaaside sõnaraamatud on ülesehituselt erinevad.
terminibaasid on mõistepõhised ja sõnaraamatud sõnapõhised. Ja kohe näitan ka ühte näidet. Vaatame kõigepealt, milline pilt avaneb meile terminibaasis. Siin on nüüd terminibaasi S-term kuva sõnaveebis. Ma otsisin terminit pilot ja tulemuseks on üsna mitu vastet, mis kõik on vormistatud eri kirjetena. Terminibaasis ongi nii, et kõik tähendused on eraldi kirjetes. Me kutsume neid mõistekirjeteks. Ja esimeses kirjas on pilot, piloot ehk lendur. Vastavat ettevalmistust ja luba omav isik, kes juhiste abil juhib õhusõiduki liikumist lennul. Teises S-termi kirjas on pilot, loots, laevaliikluse piirkonna olusid tundev isik, kes annab kaptenile nõu laeva navigeerimiseks. Ja kolmandas kirjas on tegemist tegusõnaga pilot, mis tähendab õhusõidukit juhtima või täpsemalt õhusõiduki liikumisparameetreid muutma või säilitama. Et ühesõnaga kõik erinevad tähendused on terminibaasis erinevates kirjetes. Siin on üks elektrooniline üldkeele sõnaraamat nüüd, Collins Online English Dictionary, ja ma otsisin siit samuti sõna pilot. Ja siin on selle sõna erinevad tähendused toodud kõik samal lehel üksteise all. Ja esimesed 3 neist mahtusid mul ka slaidile. Et kõigepealt nimisõna pilot, et näitelause aitab siin tähendusest aru saada. A pilot is a person who is trained to fly an aircraft. Et see oleks siis lendur. Ja siis on veel teine nimisõna pilot. A pilot is a person who steers a ship through a difficult stretch of water. Et see oleks siis loots. Ja kolmandaks on siin tegusõna pilot. If someone pilots an aircraft or ship, they act as its pilot. Et see tähendab siis õhusõidukit juhtima. Ja nagu näete, et siin sisu on antud juhul sarnane, tegemist on sõnadega, mida kasutatakse nii üldkeeles kui oskuskeeles, aga koostamise ja kuvamise loogika on sõnaraamatus ja terminibaasis erinevad. Nagu näiteid vaadates veendusime, terminibaasid ja sõnaraamatud ei ole oma ülesehituselt sugugi ühesugused. Et veel kord, terminibaasid on üldjuhul mõistepõhised ja sõnaraamatud sõnapõhised. Ja see tähendab siis seda, et terminibaasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirje. Ühes kirjas on ainult üks tähendus ja kõik selle tähenduse kohta käivad terminid, sealhulgas sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid. Ja sõnaraamatutes on sageli koos ühes kirjas erinevad tähendused. Et ühes kirjas on sõna koos kõigi oma tähendustega ja koos on samakujulised, kuid erineva tähendusega sõnad. Ja siin on veel üks näide mõistepõhise vaate kohta, et juttu on siin teest, et mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõiste kohta eraldi mõistekirje. Ja eraldi kirjas on tee ehk teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks ja tee ehk teelehtedest valmistatud jook. Ja sõnapõhise lähenemise puhul, mida antud juhul näeme siis sõnaveebi üldkeele poole peal, on ainult üks märksõna tee ja selle all toodud erinevad tähendused. Ja ehkki ühendsõnastikus on sõnal tee siis 6 eri tähendust, ja need on siin kõik ilusti näha ka. Üldkeele sõnastike ja terminibaaside vahel on veel üks erinevus. Kui võrrelda nende definitsioone, siis näeme, et oskussõnastike definitsioonid on täpsemad. Et üks näide teatrivaldkonnast. Kui üldkeele pool ehk ühendsõnastik defineerib valgustajat nii, et valgustuse ja valgustusefektide tegija, näiteks teatris filmivõtetel, siis teatriterminite baas on täpsem ja ütleb, et tegemist on tehnilise töötajaga, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega, eelsalvestab ja töötleb valgusrežiid. Samakujuline termin, siin näiteks kestvuskatse
võib esineda mitmes valdkonnas ja seejuures on mõiste sisu erinev. Et oskuskeeles võibki terminitel olla olenevalt valdkonnast veidi erinev tähendus. Ja vaatame siis neid erinevusi. Näiteks materjalitehnika termini baasis on kestvuskatse mehaaniline katse või teim, mis vältab pikka aega, näiteks väsimusteim, roometeim. Metroloogia termini baasis on see katse, mille eesmärk on kontrollida, kas arvesti või mõõtesüsteem suudab säilitada oma funktsionaalseid omadusi kasutusaja jooksul. Toiduohutuse, loomatervise ja loomade heaolu termini baasis on kestvuskatse toidukäitleja kavandatud ning laboratooriumis läbi viidud analüüsiseeria, mille põhjal kehtestatakse toidu säilimisaeg ja säilitamistingimused, hinnates toidu ohutust ja kvaliteeti. Ühesõnaga, ärge heituge, kui mõnes termini baasis on olemas juba täpselt samakujuline termin, nagu teie tahate lisada, et kõigepealt lugege definitsioone, vaadake, kas teie valdkonnas on mingeid sisulisi erinevusi ja kui on, et siis ikkagi lisage see mõiste koos definitsiooniga ka oma baasi. Terminikomisjonid, mida teie esindate, tegelevad terminoloogiatööga. Ja terminoloogiatöö tähendab eeskätt tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse ja esitletakse mõisteid ja nende tähiseid ehk termineid. Ja alustada võiks siis materjalide kogumise ja koondamisega. Tuleks vaadata, kas on mingeid tekste, dokumente, raamatuid, õigusakte, mida aluseks võtta ja kus teie valdkonna mõistetest juttu on. Ja lisaks tuleb sellest definitsioonist välja ka see, et terminitöös ei piisa ainult sõna vastu terminite loetelust, vaid tuleb püüda mõistet ka kirjeldada ja defineerida. Ja mis puutub esitusse, siis üks terminitöö osa on seotud ka terminibaasi süsteemidega, et tuleb tunda nende struktuuri, kirjete koostamise põhimõtteid, et oleks võimalik oma tööga avalikustada. Ja meil on selleks terminitöö tegemise tööriistaks Ekilex ja avalikkusega saame oma töö tulemusi jagada keeleportaalis Sõnaveeb. Veel terminoloogiatöö tööriistast Ekilex ja keeleplatvormist Sõnaveeb, nagu juba mainitud. Ekilex on EKI sõnastiku ja terminibaasi süsteem, kus sõnakogusid koostatakse ja toetust saanud terminikomisjonid töötavadki üldjuhul Ekilexis. Kasutamiseks on vaja kasutajakontot, see tuleks luua kindlasti enne homset töötuba, et seal oleks hea, kui pääsete Ekilexile juba ilusasti ligi. Ekilex on kõigile avalikult tasuta kättesaadav litsentsiga CC BY 4.0. See tähendab, et autorile tuleb alati viidata. Ja siin on ka Ekilexi veebiaadress, link kasutusjuhendile ja siis veel mõned vihjed, kus kasutamisel võib tuge saada. Olemas on kasutajatoe meiliaadress, sealt saab vastused tehnilisemat laadi küsimustele, mis puudutavad pigem süsteemi. Kui teil on terminitööd või terminoloogiaprogrammi puudutavad küsimused, siis nendega ikkagi tasuks pöörduda otse koordineerija poole. Ja siin on link ka korduma kippuvatele küsimustele. Seda rubriiki julgustan kasutama, see on üsna põhjalik ja sealt võib leida vastuse paljudele oma küsimustele. Ja kui Ekilex on rohkem koostajatele mõeldud platvorm, siis Ekilexi välisliides on Sõnaveeb ja kõiki sõnakogusid, mis Ekilexis luuakse ja mis on avalikud, neid kuvatakse portaalis Sõnaveeb. Sõnaveebis on igal sõnakogul oma maandumisleht, kus saab kirjeid sirvida. Et nagu näitest näha, siis veebiaadressi lõpus on 3-täheline sõnakogu kood. Sõnakogude nimekirja koos linkidega leiab rubriigist portaalist jaotisest sõnakogud ja seal on ka sõnakogude koostajate kontaktandmed, kui neid peaks olema vaja, et näiteks ühendust võtta.
Koostatud kirjetele saavad kasutajad anda ka tagasisidet, et sõnaveebi tagasiside laekub Ekileksi, kõik saavad seda seal näha. Ja taustaks veel, et kui aprillis 2022 oli sõnaveebil 41 000 unikaalset kasutajat, siis aasta hiljem juba 66 000 ja selle aasta aprillis oli juba 108 020 unikaalset kasutajat. Nii et teie töö jõuab paljudeni. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on mõistekirjas mõisteplokk, info kogu kirje, kogu mõiste kohta. Et seal on valdkond, tähenduse seosed, definitsioonid erinevates keeltes ja vajadusel ka märkus, mis annab kasutajale mingit laadi lisainfot. Ja veel on mõistekirjas konkreetsete terminite kohta käiv info keelte kaupa ehk keeleplokid ja ühe terminiga seotud infot nimetame ilmikuks. Ja ilmikus on siis termin või terminid, kontekst ja seal võib samuti olla märkus koos täiendava infoga. Terminibaasides on olulised ka allikad, millest terminit kasutatakse või defineeritakse ja seal on ka allikaviited ja allikaviited on siis nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures ja kõikide allikate kohta koostatakse eraldi allikakirjed. Terminibaasist leiab andmeid ka andmete enda kohta, näiteks mõistekirje sisestaja nimi, millal mõni termin on sisestatud, millal viimati muudetud ja seda tüüpi info leiate Ekileksist nupu logijalt. Vaatame nüüd Ekileksis ühte mõistekirjet, olen otsinud eestikeelset terminit pühendusmünt. Seda näeb siin üleval otsingukastis. Näha on ka, et olen otsinud korraga kõigist 159 sõnakogust, mis Ekileksis on. Vasakul tulbas on otsingu tulemused, antud juhul siis üks tulemus ja paremal suure kasti sees on mõistekirje või õigemini see osa sellest, mis siis mul esimesele slaidile ära mahtus. Ja näeme, et siin on kirje number 590674, et see on selline unikaalne number, mis aitab kirjetel vahet teha. Et juhul, kui tegemist peaks olema näiteks samakujuliste sõnadega. Kirjenumbri kõrval on kuupäev, mis näitab, millal selle kirjega viimati sisuliselt tegeleti. Siin 19. mai 2022 ja kirjenumbri all on valdkonnad, siin siis raha ja valuuta. Ja üleval paremal nurgas on tegevuste logi. Edasi tuleb mõisteplokk, kõigepealt on siin erinevates keeltes seletused ja seletuse alatüübiks on valitud definitsioon, nii nagu terminoloogide vaates tavapärane ongi. Ja saame teada, et pühendusmünt on ringlusse lastav käibemünt, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üle-euroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Et selline ilus täpne definitsioon. Ja siin on ka definitsiooni märkus. See annab natukene lisainfot, et pühendusmüntide nimiväärtuseks võib olla ainult 2 eurot, et kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. Ja lisaks näeme siin 2 tähenduse seost. Neist tuleb veel edaspidi ka juttu ja seotud mõisted on meenemünt ja käibemünt. Ja edasi tulevad keeleplokid. Esimene keeleplokk on alati eesti keeleplokk ja seda märgib selline hall riba, millel on keelekood ET. Ja järgmine plokk ongi siis ilmikuplokk, et sinna kuulub termin koos lisainfoga. Esimene eesti termin on pühendusmünt, lisatud on ka väärtusolek. Et see on hinnang termini sobivuse kohta
ja see termin on märgitud eelisterminiks, et seda tuleks siis teistele eelistada. Ja termini juures on ka kontekst. Kontekst näitab termini kasutust tekstis ja see tekst peab olema ka päriselt olemas ja nii konteksti kui ka termini juures on siis allikaviited. Ja siin päris paremal tulbas on näha ka sisemärkust. Et sisemärkus on selline märkus, mis on näha ainult koostamiskeskkonnas sees. Sõnaveebis seda kunagi ei kuvata ja see on mõeldud pigem kolleegidele info andmiseks või mingi tausta avamiseks, mis võib kasulik olla neile, kes selle kirjaga kunagi hiljem peavad tegelema. Et antud juhul on siin näha, et EKI poole pöördus Eesti Pank sooviga asendada termine mälestusmünt mingi sobivama terminiga, et see ei seonduks liialt kellegi või millegagi, mis on jäädavalt lahkunud. Ja siin on nüüd sellesama kirje jätk, et näeme veel mõningaid Eesti termineid ja veel väärtusolekuid. Et eelmisel slaidil oli väärtusolek eelistatud, et sellel slaidil on nüüd 2 vananenud terminit, et nende väärtusolek ongi endine vananenud ja neid selles tähenduses enam ei kasutata. Need on siis mälestusmünt ja 2-eurone mälestusmünt. Ja et oleks selge, miks terminid on endiseks märgitud, siis endise termini juurde lisatakse tavaliselt ka selline märkus, et antud juhul siis väike selgitus selle kohta, kuidas Eesti Pank otsis 2020. aastal uut terminit juba juurdunud, kuid vale seost tekitada võima termini mälestusmünt asemele. Ja pakuti variandid tähismünt ja pühendusmünt ja Eesti Pank eelistas siis terminit pühendusmünt, et nii ongi see termin jõudnud terminibaasi. Eesti keele plokis näeme termini kõrval ka seda, millisest terminibaasist terminid esinevad. Antud juhul on tegemist EKI terminibaasiga S-term. Tähtis on pöörata tähelepanu ka teistele väljadele peale terminivälja. Esimesena peakski otsinguid tehes ja vasteid otsides jälgima valdkonda, et kuna on termineid, millel on eri valdkondades veidi erinev tähendus, nagu kas või sama näide kestvuskatse, mida me siin enne vaatasime. Ja koostajatel on palju või kasutajatel on palju abi ka definitsioonidest, kontekstidest, mis aitavad otsustada, kas just see termin sobib konkreetsel juhul. Et nii palju kui võimalik tulekski koostades kogu aeg mõelda kasutaja peale ja selle peale, et kasutaja ei pruugi olla eriala asjatundja ja paljud asjad, mis eksperdi jaoks on iseenesestmõistetavad, kasutaja jaoks ta tegelikult ei pruugi olla. Ja tehnilise poole pealt veel seda, et EKI-Lexis on rohelised nupud info lisamiseks, sinised nupud on muutmisnupud ja kollased nupud on kustutamiseks, et need rohelised on lisamiseks, sinised muutmiseks ja kollased on kustutamiseks. Ja näha on neid siin ainult ühe ilmiku märkuse juures, et need nupud ilmuvadki nähtavale alles siis, kui kursoriga jõuate õige koha peale ja sealt üle libistate. Ja termini juures näete sellist tabaluku märki ka, et selle luku asendi järgi saab aru, kas tegemist on avaliku või mitteavaliku ilmikuga, et kui lukk on lahti, siis on termin ja selle juurde käiv info ka sõnaveebis kõigile avalikult näha. Siin on sama otsing pühendusmünt tehtud sõnaveebis, et veidi teistsugune näeb see otsingu tulemus välja. Väljadel on kohati teised nimed ja info paigutus võib olla erinev, aga kõik info on siiski olemas. Nii, vaatame nüüd mõistekirja osised veel kord üle. Terminitööd reguleerivad ka standardid ja need definitsioonid siin ongi pärit terminitöö standardist. Et nagu juba mainisin, sõnaveebis on väljadel kohati teised nimed, aga sisu on ikkagi sama.
ja mõistekirjast võime leida järgmisi välju, et seal on valdkond, eriteadmuse aineala, mis näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Kui te ei tea, millist valdkondade klassifikaatorit kasutada või teil ei ole seda, siis meie soovitame kasutada lennuki klassifikaatorit. Et see on sisuliselt selline hästi pikk valdkondade nimekiri ja selle alusel saab valdkondi määrata. Ja laiem valdkond jaguneb seal omakorda kitsamateks alamvaldkondadeks. Lennuk on meil praegu ingliskeelne, eesti keelde oleme jõudnud tõlkida ainult ülemvaldkonnad. Ja mõistekirjas on ka definitsioon, mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse sugulasmõistetest ja EKILEX siis avaneb see mõiste seletus alt. Definitsiooni kohta veel seda, et EKILEXis on võimalik valida seletuse alt erinevaid seletuse tüüpe. Lisaks definitsioonile ka selgitust ja lühivihjet, aga terminitöö puhul me kasutame siis üldjuhul definitsiooni. Mõistekirjas võiks olla ka kontekst, mõiste või tähise kasutamist illustreeriv tekst ja pärast sõnaveebis leiab need näitajalt. Ja mõistekirjas võib olla märkus, et mis tahes termini artikli, mis tahes osa kohta lisateavet andev lausung. Näiteks mõistemärkus, definitsioonimärkus, ilmikumärkus, et oleneb siis sellest, mille kohta te lisainfot anda tahate. Ja sõnaveebis on märkus rubriigis hea teada. Ja kirjas on ka allikaviited, teave, mis näitab, millises allikdokumendis termini andmed esinesid. Vaatame korra üle, kuidas EKILEXis ikkagi definitsioonidega täpsemalt ümber käia. Kõigepealt mõiste seletus on koondnimetus, käib erinevate mõiste tähendust seletavate kirjelduste kohta. Valida tuleb üks, kas definitsioon, selgitus või lühivihje. Et definitsioon on mõiste oluliste tunnuste lühike täpne esitus, kirjeldab lühidalt ja täpselt mõiste sisu lähima üldmõiste ja oluliste eristustunnuste kaudu ehk annab sisu määratluse. Ja lisaks tavapärasele sisudefinitsioonile võib definitsioon anda ka lihtsalt mahu määratluse ja mahu kaudu defineeritakse siis, kui sisudefinitsioon oleks liiga raskepärane. Ja mahu definitsioon loetleb kõik need alluvad mõisted, mis mõistesüsteemis seisavad samal liigitustasemel. Et oluline on siin see, et üles ei loeta mitte lihtsalt näiteid, vaid tingimata kõik alluvad mõisted. Näiteks termin halogeen ja tema definitsioon. Halogeen on fluor, kloor, broom, jood või astaat. Selgitust palume mitte kasutada, see peaks terminoloogide vaatest üldse ära kaduma. Ja lühivihje on mõistet piiritlev täpsustus. Näiteks termin agregeerima lühivihje andmete kohta, näiteks termin tagurpidi lühivihje käigu kohta. Et lühivihjet samuti ei soovita väga kasutada. Et selle asemel võiks kaaluda pigem kas valdkonna välja või koostada ikkagi korralik definitsioon või lisada märkused. Et lühivihje on küll seletuse alaliik, aga ta ikkagi päris definitsioon tegelikult ei ole. Ja definitsioonide kohta veel seda, et ühendsõnastiku definitsioone me terminibaasides ei kasuta. Et kuna sõnaveebis kuvatakse ühendsõnastikku ja terminibaase niikuinii kõrvuti. Ja oskussõnastiku definitsioon võiks olla ikkagi täpsem, et üssi definitsiooni võib küll kohandada ja täpsustada, aga siis tuleks näidata ka, et see definitsioon on koostatud üssi põhjal. Ja vormistusest nii palju, et definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb punktita ja vormistada tuleks ka allikas ja lisada allikaviide. Vaatame nüüd üle erinevad märkuste tüübid EKILEXis. Et saab lisada erinevat tüüpi märkuseid erinevatesse kohtadesse.
näiteks mõiste, definitsiooni või termini juurde ja märkus annab lisainfot. Mõistemärkus on lisainfo, mis annab teavet mõiste kui sellise kohta. Näiteks võib märkuse väljal võrrelda mitut mõistet, tuua välja seoseid teiste mõistetega või juhtida tähelepanu mingitele erinevustele. Definitsioonimärkus on teave, mis kommenteerib või täiendab definitsiooni, on sellega kuidagi seotud, näiteks pärineb samast allikast. Ja ilmikumärkus on teave, mis on seotud terminiga või kommenteerib terminit. Et näiteks võib seal olla siis põhjendus termini väärtusoleku kohta, lisainfo selle kohta, kes termini esimest korda kasutusele võttis. Ja kui näiteks on sama mõiste kohta kasutusel mitu paralleelterminit, siis võib täpsustada näiteks seda, et mis ringkonnas kumb kasutusel on. Märkused on EKI-leks siis võimalik märkida mitteavalikuks. Mitteavalik märkus on põhimõtteliselt selline lisainfo, mida avalikkusega jagada ei soovita, et näiteks mingid mõistega seotud probleemkohad ja mitteavalik märkus on nähtav ainult kasutajale, kellel on konkreetse baasi muutmisõigus. Et mitte ükski mitteavalik märkus sõnaveebis ei paista. Ja sisemärkus saab lisada mõiste või termini juurde. Ja mõiste sisemärkust me nimetame tähenduse sisemärkuseks ja termini sisemärkust nimetame keelendi sisemärkuseks. Ja sisemärkus on kõigile nähtav info sisekasutuseks, et see on nähtav siis kõigile EKI-leksis. Ja tähenduse sisemärkus on lisainfo mõiste kohta, sobib tagasiside jätmiseks, sõnakogude vaheliseks kommunikatsiooniks ja saab lisada nii enda kui ka teistesse terminibaasidesse. Ja keelendi sisemärkus on lisainfo termini kohta, on EKI-leksis kõigile nähtav ja samuti sobib kas tagasiside jaoks või siis sõnakogude vaheliseks suhtlemiseks. Ja oluline on siin ka see, et kuna keelendid on kõigile baasidele ühised, siis see tähendab seda, et keelendi sisemärkus on samuti kõigile baasidele ühine ja see käib keelendiga kaasas kõikides terminibaasides. Et sõnaveebis see ei paista loomulikult. Ja vormistusest veel nii palju, et märkus on üldjuhul täislause, algab suure tähega, lõpeb punktiga ja ühele märkuse väljale võib lisada mitu lauset. Et vormistada tuleb ka allikas ja lisada allikaviide. Edasi terminite väärtusolekutest. Et mõistekirjas on tähtis osa terminitel arusaadav ja siit leiate siis terminite väärtusolekud, need näitavad, millist terminit tuleks eelistada, millist vältida. Kas mõni termin on küll kasutusel olnud, aga näiteks praeguse seisuga vananenud või on loodud mõne uue mõiste tähistamiseks hoopis uus termin. Ja väärtusolek on siis hinnang termini sobivuse kohta. Ja terminid tuleks mõistekirja siseväärtusoleku alusel järjestada. Kõige esimesele positsioonile jääb eelistatud termin ja edasi tulevad ettepanek, küsitav, endine ja välditermin. Ja väärtusolekuga eelistatud tuleks märgendada sobivaim termin, mis on valdkonnas kasutusel ja heaks kiidetud ja seda märgitakse siis, kui ühes keeles on sama mõiste kohta ikkagi mitu terminit. Ettepaneku staatuses on selline termin, mille kasutuses ei ole veel kokku lepitud, mille kasutus ei ole juurdunud või mõni uus termin, mis on loodud tõlkimise või teksti koostamise käigus, et see on siis nii-öelda pakutud termin. Küsitav on selline termin, mille sobivuses valdkonna eksperdid või terminibaasi koostaja on kahtleval seisukohal, mis vajab uurimistööd või termin, millel puudub kasutus usaldusväärses allikas, et see on siis selline madala usaldusväärsusega termin. Endine termin on termin, mis on olnud varem mõiste kohta kasutusel, mille asemel on käibel uuem termin.
ja termin, mille juures on väärtusolek endine, ei pruugi olla otseselt vale. Et selliselt märgitakse näiteks ka asutuste ja organisatsioonide nimetused, mida kas enam ei eksisteeri või mis on ümber korraldatud. Aga soovitav on ikkagi lisada märkuse väljale ka lisainfot, et mis asjaoludele, mis ajast on siis see termin endine. Ja lühidalt on see siis varasem termin. Ja välditermin on siis termin, mida mõiste kohta kasutatakse, aga ei soovitata kasutada. Ja siin on samuti hea tava märkida märkuse väljale põhjendus, miks termin on ebasobiv, ebatäpne või eksitav. Ja lühidalt on see siis ebasoovitatav termin. Nüüd oleme kokku leppinud, et sünonüümseid termineid ei tähista väärtusolekuga mööndav, et samatähenduslikud terminid jäävad kirjasse ilma väärtusolekuta. Ja samuti kasutame väärtusolekut variant. Registritest nii palju, et registreid vananenud ja ajalooline terminoloogide vaates ei kasuta. Et need kõik saab märkida väärtusolekuga endine. Kasutame registreid uus ja eriala släng, et uus 2025 kasutame tähenduses uudistermin, vaadeldava mõiste jaoks moodustatud uus termin ja see võib siis tähistada uut mõistet või vana sõna, mida kasutatakse uues tähenduses. Näiteks hiir, mis alguses oli lihtsalt loomake, aga hiljem hakati kasutama arvutihiire tähenduses. Ja lisan veel seda, et registri all saab soovi korral näidata eriala slängi, et kui selle järele peaks vajadus olema. Ja veel seda ka, et need väärtusolekud ei ole tegelikult normivad, need ei ole mõeldud range käsuna. Need näitavad pigem teie kui eriala ekspertide soovitusi ja seisukohti. Ja terminite vormistusest veel nii palju, et iga termin kindlasti eraldi väljale. Terminid on üldjuhul väikese algustähega ja ainsuses ja saksa või prantsuse keele puhul artikleid termini väljale ei lisa. Termini juurde saab märkida veel keelenditüübi, näiteks lühend, tsitaatsõna, kaubamärk, tähis, valem või muu. Sõna soov, regiooni, näiteks briti inglise keel, Ameerika inglise keel, Euroopa Liit või NATO. Sõnaliiki me termini poolel ei määra ja usaldusväärsust ja seda tähistavaid tärne samuti terminite juurde ei lisa, kuigi süsteem seda võimaldab. Et selle asemel me kasutame väärtusolekut küsitav, et sellega saab siis viidata termini madalale usaldusväärsusele. Edasi allikakirjetest ja allikaviidetest. Terminite, definitsioonide, kontekstide ja märkuste juurde lisame termini baasides allikaviite. Ja allikaviide viitab siis sellele allikale, millest termin, definitsioon, kontekst või märkus esineb. Ja selleks, et me saaksime mõistekirjas üldse allikaviidet kasutada, tuleb kõigepealt koostada allikakirje. Ja allikakirjete vormistamist me oleme püüdnud lihtsustada, et enam ei pea täitma iga infokillu jaoks eraldi välja. Allikakirja näeb nüüd välja enam-vähem selline nagu teadusartiklites bibliokirjed ja viitamine toimub samuti teadusartiklitega sarnaselt. Ja siin on nüüd mõningad allikakirjete näidised Ecilexist. Kõigepealt esimene, siin on kirja tehtud ühe ERR-i portaalis ilmunud artikli kohta, millel on autor olemas ja teada. Ja mõistekirjas kasutame allikale viidates allika lühikest kuju. Et selles konkreetses lühikujus ongi siis autor ja aastaarv. Nüüd järgmisena on üks allikakirje, milles viidatakse artiklile, millel autorit ei ole. Ja sellele viitame siis väljaande pealkirja ja aastaarvuga. Siis on veel üks allikakirja termini komisjoni kohta. Et sarnane kirja tuleb teil paljudel kindlasti ka oma komisjoni kohta luua. Et siin on siis komisjoni täispikk nimi ja viidata saab lühikujuga, et selle võib ise välja mõelda ja antud juhul on siin lühikuju MTTK ja pikk kuju on materjalitehnika terminoloogia komisjon.
Ka õigusaktides leidub hulgaliselt termineid ja siin on nüüd õigusaktide kohta koostatud allikakirjad. Et need jäävad teile siia slaididele, kui vaja, saate eeskujuks võtta. Et kõigepealt on siin Eesti seadus, et selle lühike kuju tuleks siis moodustada seaduse lühendist, mille leiab Riigi Teatajast ja sinna juurde lisada Riigi Teataja avaldamismärk, aasta, kuu ja artikli number. Et need leiab kõik õigusakti päisest Riigi Teatajast. Edasi määrus, antud juhul siis rahandusministri määrus. Ja kui siin rääkida lühikujust, mida saaks allikaviitena kasutada, et siis kuna pealkiri on pikk, võib kasutada 3 punkti, jätta pealkirjast alles ainult alguse ja lisada lõppu siis aastaarvu. Ja lõpuks üks Euroopa Liidu õigusakt EURLEXist, et siin kasutame lühikujuna SELEX-i numbrit. Ja veel mõned allikakirjade näidised, kõigepealt standard. Standardile viitame standardi numbriga, siis teadustööd. Siin on näiteks ühe magistritöö vormistus allikakirjana, et sellele viitame autori perekonnanime ja aastaarvuga. Siis on siin üks ministeeriumi kodulehekülg ja siis on veel üks raamat. Et nüüd raamatu puhul on 2 võimalust viitamiseks. Et kui on selline laialdaselt kasutusel valdkonnas teada-tuntud raamat, et siis võib viidata pealkirja ja aastaarvuga, nagu siin Euroopa kalad 2006. Ja teine võimalus on viidata siis autori perekonnanime ja aastaarvuga, et mõlemad on lubatud, tuleb hinnata, et kumb otstarbekam tundub. Allikakirjade kohta ka väike meelespea. Et kõigepealt, kui on teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisele kasutate, siis võiks alustada allikakirjade koostamisest. Et neid saate siis kogu aeg jooksvalt kasutada, teil on endale mugavam. Ja tähelepanukomisjonid, kes juba töötavad EKIREXis, et vormistuskokkulepped allikate puhul on meil tegelikult muutunud, me eelmisel aastal neid muutsime ja oleme püüdnud neid lihtsustada ja nüüd on niimoodi, et koostame siis bibliokirje, see on pikk kuju ja viite, see on lühike kuju ja ei täida enam allikakirjas eraldi välju. Me soovitame kasutada APA viitamisjuhendit. Link on ka siin olemas. Ja võib kasutada ka viitehaldussüsteemi Zotero abi, kes on juba Zotero kasutajad, aga see ei ole loomulikult kohustuslik. Ja põhimõtteliselt on lubatud ka teised viitamisjuhendid, kui teie oma valdkonnas kasutatakse muud, aga ühtluse huvides me ikkagi ise soovitame APA-t. Ja APA juhendiga võrreldes on ka mõned erinevused, mida tuleks meeles pidada. Kõigepealt see, et allika vaatamise kuupäeva me allikakirjasse ei lisa, kuna sama allikat kasutatakse korduvalt ja siis see kuupäev ei anna enam tegelikku infot. Veebiaadress tuleks allikakirjasse lisada igal juhul ja alati, veebiaadressi lõppu punkte ei pane. Lühiviite ümbert jätame ära sulud. Juhendis on osa info pandud kursiivi, EKIREXis ei ole kursiiv kohustuslik. Ja EKI antud malli järgi tuleks koostada Riigi Teataja ja EURLEXi õigusaktide allikakirjad. Et need on samuti siis APA-st erinevad. Nüüd raamatute ja ajakirjaartiklite puhul, kui te kasutate Zoterot, siis võib teil kasu olla sellistest veebilehtedest nagu Google Books, Google Scholar, Ester, Etis, et seal saab Zotero abiga kergema vaevaga allikakirjeid luua. Ja allikakirja numbrit enam allikaviitena ei kasuta, et allikaviide võiks olla läbipaistvam. Allikakirja tehakse terve teose kohta, mitte iga peatüki või lehekülje kohta. Mõistekirjasse saab lisada ka siseviiteid, näiteks mingi seaduse puhul paragrahvi number. Ja iga komisjon loob oma baasi jaoks oma allikakirjad, et teiste koostajate poolt lisatud allikaid enam oma mõistekirjasse lisada ei saa. Ja terminikomisjonidele viitame nii nagu enne, et võite oma komisjonile ise välja mõelda lühinime.
ja näidisallikakirjad saab juurde vaadata veel ka terminoloogia.ee lehelt KKK rubriigist. Räägime natuke ka terminitöö abimaterjalidest, et need leiab põhiliselt EKI terminoloogia lehelt ja terminoloogia.ee veebilehelt. Mõistekirja kontrollnimekirjas on detailsemad nõuded mõiste ja allikakirjadele. See on selline põhidokument, millest lähtuda. Ja juhin tähelepanu sellele, et suur osa neist nõuetest on kokkuleppelised. Mõningatel juhtudel võiks kokku leppida ka teisiti, aga baaside ühtluse huvides on need kokkulepped vajalikud just sellepärast, et EKI-leks koondab nii palju erinevaid koostajaid. EKI veebilehelt leiab ka terminiallikad ja terminitöö teabeallikad. Terminitöö teabeallikad sisaldavad infot selle kohta, kuidas terminitööd teha. Et sinna on koondatud terminoloogiaõpikud, käsiraamatud, terminoloogiateemalised doktoritööd, standardid. Ja terminiallikatest saab siis termineid otsida. Ja olulised võib-olla on siin 2 suurt terminibaasi, Jate ja Termium. Et neist 2 siis Jate sisaldab ka eesti keelt ja mõlemad katavad kõiki valdkondi. Abi võib olla õigusaktide elektroonilistest andmebaasidest. Need võimaldavad termineid otsida õigusaktide ja muude juriidiliste tekstide täistekstidest ja näha ka paralleeltekste teistes keeltes. Riigiteate baas sisaldab Eesti õigusaktide tõlkeid inglise keelde, tõlgivad vandetõlgid. Ja Euroopa Liidu õigusaktide baas EULEX sisaldab ka siis mõistagi kõiki Euroopa Liidu keeli. Terminoloogia.ee lehel on veel ka terminibaasi koostaja meelespea. See on selline dokument, mis lühidalt kajastab kõige põhilisemaid murekohti kirjade vormistamisel. Ja tausta mõttes võib olla veel seda, et mingil hetkel need 2 veebilehte pannakse kokku ja kogu info liigub ilmselt EKI veebilehele, aga loodetavasti saame selle terminoloogia.ee aadressi ikkagi endale alles jätta. Ülevaate terminitest oskuskeelest saab ka EKI teadmikust. Seal on selline väike artikli valik. On üldisemaid teoreetilisemaid artikleid, aga ka selliseid konkreetsemaid nõuandeid, näiteks definitsioonide koostamiseks. Ja siis on seal sellised terminoloogia spetsiifilised asjad ka nagu nimetavaline ja omastavaline liitumine, a la siidsall ja siidisall. Et siin oskuskeelele on iseloomulikum liitsõnade puhul nimetavaline liitumine. Mis puudutab tuletusliite valikut vahendinimetustes, siis oskuskeelsemalt mõjuvad ikliitega sõnad. Et seega pigem topsihoidik kui topsihoidja. Ja ja-liite eelistatav tähendus on isiku märkimine, näiteks maamõõtja. Ja seal on juttu ka isikute ja kohtade nimede kirjutamisest isiku- ja kohanimelise täiendiga terminites. Oskuskeeles kirjutatakse isikunimesid suure tähega, näiteks Alzheimeri tõbi, aga näiteks tõunimetustes erandlikult väike tähega. Ja kohanimesid kirjutatakse nii suure kui ka väikese tähega ja kindlamini on selline väiketäheline kirjutusviis juurdunud siis botaanikas, zooloogias ja loomakasvatuses, näiteks torihobune väikese tähega. Edasi vaatame mõistekirja kontrollnimekirja, et kontrollnimekirja järgimine on terminitöö tegijatele kohustuslik. Ja see näeb ise siis selline välja, selline tabeli kujul. Alustuseks on siin näpunäited, kuidas vormistada baasis valdkonda, seoseid, termineid. Et kui hakata oma baasis tööle, siis võtke see ette. Ja siin on sellised põhiasjad, nagu et iga mõiste kohta ainult 1 kirje, alati lisada valdkond või valdkonnad, seotud mõisteid näidata tähenduse seosega, termini väljal ainult 1 termin,
termin võib koosneda mitmest sõnast, termini kirjapilt peab vastama õigekirja reeglitele, üldjuhul algab termin väikse tähega, ta on ainsuses, me ei lisa artikleid terminite ette ja ühe kirja terminid on pärit samast sõnaliigist, et tegu ja nimisõnu me ei lisa läbisegi. Kontrollnimekirjas on ka infot definitsioonide vormistamise kohta. Definitsioon olgu siis selge ja ühemõtteline, üldjuhul üks lause, et defineeritakse olemasolevaid, mitte puuduvaid tunnuseid. Näiteks lehtpuu, mitte puu, mis ei ole okaspuu, vaid heitlehine või igihaljas lehtedega puu. Sõnastamisel tuleks vältida ebasoovitatavaid või vananenud termineid, märkus eraldi väljale, kirja defineerib ainult üht mõistet, defineerimist või selgitamist vajavad mõisted defineeritakse omaette kirjetes, ühel väljal ainult üks definitsioon, tuleb lähtuda mõistesüsteemist, tuua välja kõik olulised tunnused, mille poolest mõiste eristub naabermõistetest või lähedastest mõistetest. Ja samuti see sõnaliigi teema, et tegusõna defineerime tegusõna abil ja nimisõna siis nimisõna kaudu. Ja definitsiooni alguses me ei kasuta selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Definitsiooni esitame ainsuses, algab väikese tähega, lõpus punkti ei ole. Ja definitsiooni alguses me ei korda defineeritavat terminit. Ja siin on siis vormistusnõuded kontekstide ja allikaviidete kohta. Et kontekst sisaldab selgitavat infot mõiste tähistava termini kasutuse kohta, näitab termini seostele kasutusalaga ja kontekst peab kindlasti sisaldama ka terminit ennast. Iga allika kohta koostame allikakirje, kasutame usaldusväärseid allikaid, viitame allikatele allikaviite väljal. Jah, et kui te oma töös nii kaugele jõuate, et hakkate kirjeid vormistama, siis põhimõtteliselt teate, et võtate selle mõistekirja kontrollnimekirja ette ja saate siit näpuga järge ajada. Terminibaasi koostaja meeles peab, me vaatasime korra juba teabepäeval, aga vaatame selle ka kiiresti veel kord üle, et see nüüd natukene sellisem kokkuvõtlikum ja samuti kõigepealt terminist. See võiks olla terminibaasis üldjuhul väikese algustähega, ainsuses, ühel väljal kindlasti üks termin. Termini väljal ei kasuta sümboleid, nagu näiteks komad, semikoolonid, sulud, tärn. Ja samuti kõik terminid siis ikkagi samast sõnaliigist. Ja siin on nüüd ka näited, et vasakul pool korrektne vormistus ja paremal pool siis selline vigane vormistus, mida peaks parandama. Definitsioonidest nii palju, et definitsioon peaks mõistekirjas alati olema, et komisjon võib selle ka ise sõnastada, aga võib kasutada ka mõnest allikast leitud definitsiooni, et sel juhul siis allikas alati märkida. Definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb punktita, ei alga terminiga ja kõik need samad asjad, mille me oleme juba läbi käinud. Ja siin siis samuti vasakpoolses tulbas korrektne definitsioon ja parempoolses tulbas vigased definitsioonid. Kirjasse saab lisada igasugust lisainfot, kasutusnäiteid, märkuseid, väärtusolekuid. Siin samuti vasakpoolses tulbas korrektne vormistus, parempoolses kõige tüüpilisemad vead. Et üldiselt on nii, et terminibaasis on iga infokillo jaoks oma eraldi väli. Märkuste puhul näiteks ei tohiks neid kirjutada definitsiooni järele, nagu siin selles parempoolses tulbas toodud näites. Ja kasutusnäide ehk kontekst peaks olema võimalikult informatiivne, andma kirjale mingisugust lisaväärtust. Näiteks kontekst vaata seda hõberemmelgat seal
eriti mingit lisainfot ei anna. Samas kontekst, mis ütleb, et hõberemmelgas on niiskete kasvukohtade taim, vajab palju kasvuruumi, et see on oluliselt informatiivsem ja aitab mõiste sisu avada. Ja termin peab siis kontekstis kindlasti ka esinema. Väärtusolekutest ka rääkisime, neid ei tohiks lisada näiteks definitsiooni järele, nagu selles paremas tulbas asuvas näites, et seal on siis definitsiooni järel on varem rand kirburohi, et õige vormistus oleks selline nagu siin vasakus tulbas, et terminid rand linnurohi ja rand kirburohi on mõlemad eraldi väljal ja ühel neist on siis juures väärtusolek endine. Mõnikord on nii, et terminit ei leia ühestki olemasolevast allikast, et seda justkui ei olegi veel eesti keeles olemas, et mida siis uue termini loomisel silmas pidada. Et tuleks veenduda, et termin on tõesti puudu, heita pilk juba olemasolevatesse termini allikatesse, vaadata üle valdkonda reguleerivad dokumendid, õigusaktid, kindlasti suhelda võib-olla kolleegidega, teiste terminikomisjonidega ja kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, siis määrata täpne valdkond, jälgida, ega samasugune termin ei ole juba kasutuses mõnes külgnevas valdkonnas, teha selgeks mõiste sisu ja jälgida ka seda, et kuhu paigutub mõiste mõistesüsteemis, et kuidas ta haakub ülem- ja alammõistetega. Et kõik mõisted paigutuvad süsteemi, on omavahel seotud ja näiteks iga pilveliik on kindel mõiste, et kui kõrgel asub, kui paks, millest koosneb, mis sademeid toob ja iga pilveliik siis kuulub pilvede mõistesüsteemi. Ja terminite moodustamisel on siis kombineeritud siin erinevaid tüvesid, kiud, kiht, rünk, kõrg, saju, et igaüks neist kannab mingisugust tähendust ja õigesti kombineerides nad siis eristuvad kenasti üksteisest, et annavad hästi mõiste sisu edasi ja paigutuvad süsteemi ka. Ja nende liitsõnade puhul siis on just oluline see põhisõna juurde moodustuva sarja ühtne vormistus, et üldkeeles seda nii väga ei järgita, küll aga oskuskeeles. Nüüd mõistete omavahelistest seostest, et terminoloogial on omased hierarhiasuhted, mõistete vahelised alluvussuhted ning ka samasus- ja kaasalluvussuhted, et mõistetel on ühiseid jooni ja on ka erinevaid jooni. Ja siin ülemmõiste ja alammõiste ehk laiem mõiste ja kitsam mõiste on vastavalt siis laiema ja kitsama mõiste sisuga mõisted. Ja esmapilgul võib-olla järgnevatest definitsioonidest on keeruline aru saada, et siin näited teevad asja oluliselt selgemaks. Ja ülemmõiste ehk laiem mõiste on mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste ja alammõiste ehk kitsam mõiste on mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste. Ja neist siis soomõiste on laiema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes ja liigimõiste on kitsama mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Et näiteks auto on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja sõiduauto on alammõiste ehk kitsam mõiste. Sõna on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja omadussõna on alammõiste ehk kitsam mõiste. Ja auto on soomõiste ja sõiduauto on liigimõiste, sõna on soomõiste ja omadussõna on liigimõiste. Tervikumõiste on tervikuks loetav mõiste osa terviku suhtes ja osamõiste on terviku üheks koostisosaks loetav mõiste osa terviku suhtes. Näiteks välissein kui tervikumõiste on ülemmõiste, aga välisseina kate kui osamõiste on siis tema alammõiste. Ja lisaks
kaasalluv mõiste on alavmõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium. Näiteks sõiduauto ja veoauto on mõlemad auto, et siin sõiduauto ja veoauto on kaasalluvad mõisted. Mahust lähtudes jagatakse mõisted ainikmõisteteks ja üldmõisteteks. Ainikmõiste on mõiste, mis vastab ainult ühele objektile, näiteks Saturn, Eiffeli torn, ja ainikmõisteid väljendavad tavaliselt nimed. Ja üldmõiste on mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad ühiste omaduste tõttu mingi rühma. Näiteks ehitis on üldmõiste, mis hõlmab hooned ja rajatised. Ja lisaks siis sellistele hierarhiasuhetele jälgitakse terminoloogias veel erinevat tüüpi suhteid, assotsiatiivsuhteid nagu hariduse õpetamine, küpsetamine ja ahi, järjesuhteid nagu tootmine ja tarbimine, ajasuhteid nagu kevad ja suvi, põhjussuhteid nagu tuumaplahvatus ja radioaktiivne sadestus. Ehkileksis saab mõistete seoseid näidata ja tähelepanelik tuleb olla selles osas, et ei tohiks valida termini juurest ilmiku seost, vaid kindlasti siis tähenduse seos ülevalt mõiste plokist. Et võimalik on valida ka ilma täpsustamata lihtsalt seotud tähendusmõiste, see on kõige lihtsam variant, aga tähenduse seose alt saab valida ja näidata ka ülemmõistet, alammõistet, soomõistet, liigimõistet, tervikumõistet, põhimõtteliselt kõiki neid erinevaid tüüpe, mida me siin just vaatasime. Nii et kui teil on selline info olemas, et siis saate mõistete seoseid näidata, et kohustuslik see tegelikult ei ole. Ja tähenduse seosega saab baasis ära märkida ka duplikaadikandidaadid. Need on siis sisuliselt topeltkirjad sama mõiste kohta ja need võiks ära märkida siis, kui plaanite nad mingi aja jooksul siis selle seose alusel üle vaadata. Milline on hea termin? Hea termin võiks olla ühetähenduslik, tähistab ainult üht mõistet, täpne, eristub teistest mõistetest, selge, annab hästi tähenduse edasi, läbipaistev, tähendus või sisu on aimatav ka ilma definitsioonita. Hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomulikku tunnust, ta võiks olla süsteemne, kuuluda keele- ja mõistesüsteemi. Ta võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik, kusjuures täpsus on olulisem kui lühidus. Ja iseenesest termin ei pea olema tingimata üks sõna, et termin võib olla ka näiteks Abalu eesne lümfisõlm, allveelaevade turvapiirkond ja termin võib tegelikult olla ka tegusõna. Näiteks siirma, mis sõjanduses tähendab jõude operatsioonialadele ümber paigutama. Veel võiks termin olla meeldejääv, et termini meelespidamisele aitab kaasa, kui see tähistatav mõiste paistab väliskujust natukene läbi. Et hea näide on siin erialasläng, et see on tõesti selline meeldejääv tihti, kuna keskendutakse sellistele terastele tähelepanekutele mõne välise tunnuse kohta, näiteks arvuti klaviatuuri kohta klaver. Termin võiks olla veel kergesti hääldatav, sobiv tuletiste saamiseks ja moodustuse aluseks, lihtsasti tekstides kasutatav, juurdunud, et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminit ja vältida uute terminite loomist juhul, kui termin on olemas. Uus termin muidugi on vajalik uute mõistete või selliste ebasobivate terminite puhul. Termin võiks veel olla ajakohane, et kui vana termin on asendunud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel. Rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ja tingimata vältima, aga termin ei tohiks olla otsetõlge, sõnasõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest. Samas kõik omakeelsed terminid ka paraku ei juurdu.
et näiteks selline omasõna ja võõrsõna paar nagu harvester ja langetustraktor, et siin võõrsõna on kindlasti levinum ja laiemalt kasutusel. Ja jõuamegi juba lõpuosa juurde, et kuidas siis ikkagi alustada. Et kui nüüd alustate, siis kõigepealt on teil tõenäoliselt vaja luua uus sõnakogu, et kindlasti on seda vaja teha uutel komisjonidel. Et seda saate teha Ecilexis sõnakogude halduses, klõpsates paremal nurgas nupule lisa uus. Ja selle käigus peate täitma ära ühe tabeli, andma oma baasi kohta veidi lisainfot. Et see vorm näeb siis välja selline, et märkida tuleb terminibaasi nimi, kirjeldus, kontaktid, valdkonna klassifikaator, valdkonnad, keeled. Ja oluline on see, et toetuse saajate sõnakogud peaks olema kindlasti siis algusest peale avalikud ja see tuleb ka siin kohe alguses ära märkida. Siin on nüüd veidi selline detailsem info sõnakogu loomise jaoks. Slaide hiljem jagame ka teiega, et saate uuesti üle vaadata. Et igatahes peaksite terminibaasi loomisel täitma ära järgmised väljad. Et siin on sõnakogu kood, et see on selline 3 väiketähest koosnev lühend, mis viitab just teie terminibaasile. Et terminibaasi nime saate ise valida, et tüübiks peaks kindlasti jääma terminibaas. Edasi siis kirjeldus ja kontaktid, mis on sõnaveebis nähtavad, siis lisainfo ja kontaktid, mis on sõnaveebis mitteavalikud. Valdkonna klassifikaatori päritolu, et see siis kindlasti valida. Et soovitavalt võiks see olla lennuk. Valdkonnad, et sealt saab siis valida juba konkreetsed valdkonna nimetused oma valdkonna klassifikaatorist, mida pärast saate mõistekirjade juurde lisada. Ja kui te esialgu ei oska valikut teha, et siis võite valida ka kõik lennuki valdkonnad. Et siis tähendab seda, et mõistekirjas saate valida kõigi lennuki valdkondade seast, aga neid on muidugi suhteliselt palju. Ja keeled, tuleks kindlasti valida keeled, et kui keelevalikut ei ole tehtud, siis ei saa termini infot tegelikult mõistekirjas üldse lisada. Ja me soovitame siis termini baasi kanda teavet vähemalt 2 keeles. Kui olete töölaual juba oma baasi loonud, tahate edasi toimetada, et siis liikuge töölauale. Ja kui soovite alustada mõistekirja loomisega, siis valige töölaualt terminoloogid. Kui tahate asuda allikakirjad looma, et siis valige töölaualt allikate otsing. Et see ei tähenda ainult otsingut, vaid ka sisestamise võimalust. Ja paremal üleval nurgas näete sinisel taustal siis oma nime ja seda, mis baasi muutja rollis te parasjagu olete. Ja kui oma nimele klõpsate, saate rolli muuta. Näiteks liikuda katsebaasi muutja rolli ja oma baasi muutja rolli vahel. Ja siis samas saate ka välja logida. Ja vasakul all on Ecilexi kasutusjuhend ja kasutustingimused, et seal näete ka lühikokkuvõtet Ecilexi ja sõnaveebi viimastest uuendustest, viimase versiooni täiendustest. Ja juuni algusesse on meil plaanitud tegelikult järgmine versiooni uuendus, et siis jälle mõned asjad muutuvad. Ja näiteks kolivad sõnaveebis terminibaaside kontaktid teise kohta, et need liiguvad sealt avalehelt ülevalt paremalt kõige alla. Aga no loodame, et on endiselt ilusasti leitavad. Ja kõige all on veel üks nupuke, see on Ecilexi statistika, seda võite samuti uurida. Et seal on siis info näiteks koostajate viimase 30 päeva tegevuste kohta ja API kasutamise kohta. Ecilexis on võimalik ka katsetada, et proovikirjade tegemiseks ja katsetamiseks on loodud katsebaas, et seal võib sodida, et jälgige, et valitud oleks õige roll, et katsebaasis kindlasti toimetage katsebaasi muutja rollis ja muidu oma sõnakogu muutja rollis.
Ja kirjeid koostades ja otsinguid tehes otsige kõikidest sõnakogudest, et saaksite arvestada ka üldkeele ja teiste valdkondade infoga. Püüdke teha nii põhjalikud kirjad, kui te suudate, mõeldes ka erialakaugele inimesele, et vajadusel on võimalik terminibaasi mõiste juurde lisada ka pilte ja videoid. Jälgige, et iga infokild oleks õigel väljal, et lisage see info, mida te teate, mis on teil olemas ja samas ärge olge enda suhtes ka liiga kriitilised, et avalikustage ikkagi valmis kirjad võimalikult kiiresti. Tehke võimalikult palju kirjeid. Et kui te ei oska mingile ingliskeelsele terminile pakkuda näiteks kohe eestikeelset vastet, et siis inglise keele plokk täitke siiski ära. Aga ärge seda kirjad siis pikaks ajaks sinna niimoodi unustage. Ja tõlkija või baasi kasutaja seisukohast on oluline ka eksperdi poolt välja pakutud ettepaneku staatuses olev termin, aga sellel võiks siis olla vastav märge juures, et näiteks saab lisada väärtusoleku ettepanek või kahtlase termini juurde väärtusoleku küsitav. Ja kasutada võiks ka silte, et näiteks saab ilmikuid märgistada siltidega vajab konsulteerimist, termini päring, õigekirja küsimus või midagi muud sobivat. Et sildid on mõeldud siis eelkõige oma töörühma jaoks või töö järje hoidmiseks. Ja arvestada saab sellega, et sildid ei ole sõnaveebis nähtavad. Kirjad saab alati edaspidi täiendada, vajadusel muuta. Kirjeid ja termineid saab alati kustutada. Sõnaveebi uuendatakse kord ööpäevas. Nii et Ecilexis siis tehtud muudatused on tegelikult üsna kiiresti ka väliskasutajatele näha. Selleks, et jälgida töö tulemuslikkust, on mitmeid võimalusi. Töötoas jõuame neid ka veidi lähemalt vaadata. Statistikanuppu Ecilexi töölaual juba nägite, et saab teha kõikvõimalikke detailotsinguid, vaadata näiteks, milline koostaja, millises ajavahemikus, kui palju kirjeid on lisanud, kui palju kirjeid üldse baasis on, millistel kirjetel on definitsioonid. Oma aastaaruandesse märgite selle, kui palju kirjeid õnnestus toetusperioodi jooksul luua või korrastada. Eraldi on Ecilexi töölaual ka muudatuste aruanne. Et see võtab samuti välja info siis mingi perioodi ja terminibaasi ja koostaja lõikes ja sealt näeb lisatud keelendite arvu, muudetud keelendite arvu ja kustutatud keelendite arvu ja sama siis ka ilmikute puhul ja sama ka mõistete puhul. Terminibaasidest teeb EKI vajadusel ka tehnilist toimetamist, et sisuliselt teie kirjeid keegi ei muuda, aga sellised vormilised muudatused ühtluse tagamiseks, et need on siiski võimalikud. Ja juhul, kui taotlete uuesti toetust, siis pärast toetusperioodi lõppu saate oma terminibaasile ka tagasiside. Et sellest aastast on see põhiosas automaatselt koostatud ja tabeli kujul, et terminitöö eksperdid küll vaatavad selle üle. Ja olen siia siis välja toonud ka need punktid, mida tagasisides hinnatakse, et siis teate juba ette, millele tähelepanu pöörata. Osade kriteeriumite puhul on siis suur protsent hea märk ja osade puhul halb märk. Ja selles loetelus on siis näiteks avalike mõistekirjete protsent, avalike terminite protsent, valdkonnaga mõistekirjete protsent, ühe avaliku terminiga mõistekirjete protsent, ainult ühes keeles terminitega kirjete protsent, erimärkidega avalike terminite protsent ja suure tähega algavate avalike terminite protsent. Siis vaadatakse puuduvaid allikaviiteid, vaadatakse, kui paljudel mõistekirjetel on olemas definitsioon.
kas definitsioonid lõpevad äkki punktiga või algavad suure tähega, et seda nad kindlasti ei tohiks. Siis vaadatakse allikaviitega definitsioonide protsenti, see võiks olla võimalikult kõrge, avalike kontekstidega terminite protsenti, et see võiks samuti olla võimalikult kõrge. Ja üldse siis ka allikaviitega kontekstide protsenti, et see võiks samuti olla siis võimalikult kõrge. Ja need ongi siis sellised kõige olulisemad terminibaasi kvaliteedi näitajad. Ja nende mõtetega ma tegelikult siis tänaseks lõpetan ka ja soovin teile terminitööks palju jõudu. Ja nüüd ma ei tea, kas teil on praegu ka mingisuguseid küsimusi. Et homme me põhimõtteliselt tegelikult jätkame samade teemadega, et homne töötuba on juba oluliselt praktilisem, et saate kõike ise proovida, saate kõike läbi teha, et siis läheb pilt kindlasti selgemaks ja homme kindlasti tekib teil rohkem selliseid konkreetsemaid küsimusi. Aga võib-olla ikkagi on praegu midagi sellist, millest tahaks veel rääkida või mida tahaks arutada. Tundub, et vist ei ole praegu ikkagi selliseid konkreetsemaid küsimusi, et siis soovin teile igatahes palju jõudu ja aitäh, et teete terminitööd ja kohtumiseni juba homme siis töötoas. Ja ma omalt poolt veel tuletaksin korra meelde, et siis vaadake, et teil kindlasti oleks Eclipse'i kasutajakonto tehtud homseks, et see on tõesti hädavajalik juba homse töötoa juures. Mis kell homme töötuba on? Mulle seda infot pole tulnud praegust. See peaks olema kell 12, et see on nüüd nagu 4 tundi ja kella 12-4, aga seal on nagu pausid vahepeal, et see on selline pikem ja rahulikum protsess nii-öelda, kus me hakkame tõesti nagu ise tegema neid kirjaid ja vaatame kõik need väljad ja asjad uuesti üle. Et kell 12. Kell 12 ja aadress on sama aadressi pealt läheb lahti. Ei, aga saadan ka info huvitavat, et siis ei ole seal listis, et siis suhtleme sel teemal. Kui mina ei saa olla, siis tuleb meil teine mees Tambet Tõnissoo, aga kas ta saab minu kirja alt tulla sisse või peab eraldi tegema? Endale. Meil on 2 meest. Peab ikka eraldi kasutajakonto olema. Peab kasutajakonto tegema, ma ütlen talle. Ja, see võiks olla eraldi. Ja igaks juhuks ütlen seda veel ka, et need ürituste nimekiri ja kõik need ligipääsukoodid, need on tegelikult olemas ka seal terminoloogia.ee lehel sündmuste all. Et sealt saab ka vaadata üle, kui nüüd kiri juhuslikult ei jõua kohe kõigini. Ja sündmuste all on kõik olemas? Jah, seal on kõik olemas tegelikult. Jah. Aitäh. Jah. Nii, Tiial ka vist küsimus. Kuna mina homme ei saa osaleda ja ma olen muidugi ka teinud aastaid neid kirjeid, mul on lihtsalt küsimus, et kui see allika viitamine on muutunud, et kas siis tegelikult ega me ei pea endisi nii-öelda ümber tegema, et nad jäävad nii, nagu nad sisestatud said, sest ma jäin mõtlema nende lehekülgede koha peal, et meil on küll pandud nagu lehekülgi ja kuna näiteks on aasta kogumik ja seal igaüks avaldab oma artikli, et siis ma olen pannud ikkagi autoriks selle artikli autori. Mitte ma ei ole pannud näiteks Teatrielu 2015, vaid ma olen näiteks pannud Besti Madli 2015 ja siis artikli pealkirja. Et võib-olla mul on viitamistes nagu selliseid asju, mis nüüd on muutunud. Ei, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis artiklite puhul ikkagi peakski olema artikli autoriks. Aga üldiselt on see, et kui te ka vaatate neid vanu kirjeid, et siis nad on mingil määral juba kohandatud nagu automaatselt ka sellisteks, nagu praegu süsteemis on, lihtsalt kuna osa väljasid nagu kadus ära ja et siis neid ei saanud kuvada seal, et siis nad on nagu automaatselt natuke vormistatud ka juba sellisele kujule. Siis ilmselt mul tekib veel küsimusi selle selgituse ja märkusega, et võib-olla oleme, kui see nüüd ära kaob, et siis võib-olla ma peaksin ka selles
vallas üle vaatama, et võib-olla meil on Võib-olla mõned küll. Mhm. asjad selgitusse märgitud, et nad Mhm. siis ära ei kaoks. Okei, see on Hea minu küll. enda teadmine lihtsalt. Okei, aga Jah. aitäh. Nii hea oli meeldetuletusi saada. Ja eks mõned asjad vahepeal ikkagi muutuvad ka, see, kuna süsteemi arendatakse edasi, tegelikult see pilt võib seal natukene muutuda ja eks ikkagi natuke sellist värskendust on hea jah saada. Jaa, absoluutselt. Väga meeldiv. Ja, Aitäh teile. ja. Kas kellelgi veel on mingeid küsimusi? Tundub, et Ei ole täna. Olgu. Aga teeme siis nii, et kohtume homme ja kõike head teile. Ja Aitäh, kohtumiseni. Ja nägemist. Nägemist.